videolõunatund Nõmme raadios. Ja tere maailm, ongi lõunatund Nõmme raadios. No niisugune nagu see lõunatund on, ega keegi pole uut nime välja mõelnud ja natukene ränk jälle teda teha. Planeet pöörleb edasi ja mõneti ka tänu meile ja eriti tänu neile, kes toetavad Nõmme raadio tegevust, sest mis siin kiruda või kiita, kui on peotäis toetajaid ja sõpru, on kindlasti ka peotäis vastalisi ja teine peotäis salavastalisi, kes tahavad selgeks teha, et just nemad on kõige targemad, teavad täpselt ja võivad ka küsida, et aga miks te ei räägi sellest ja teisest ja kolmandast. Kurat temaga, selle juurde me veel jõuame. Enne aga vaatame taas vana head küsimustikku. Mis juhtub, kui nii teha? Mis juhtub, kui nii mitte teha? Mis ei juhtu, kui nii teha? Ja mis ei juhtu, kui nii mitte teha? Nende samade küsimustega võib läbi, üle ja nii edasi vaadata väga-väga paljusid elus ette tulevaid segaseid asju ja iseenesest olen ma enam-vähem kindel, et nendele küsimustele ausalt vastates saame ka vastused oma mõneti kummalistele, mõneti harjumatutele, mõneti põrutavatele, mõneti ähvardavatele probleemidele. Nii tema on, mis juhtub, kui minu pärast kas või toetada Nõmme raadiot. Esimene asi, Nõmme raadio jääb püsima. Mis juhtub, kui Nõmme raadio jääb püsima? Vaat siit mõelge nüüd ise edasi. Loomulikult peab need küsimused tõstma ka mineviku vormi ja nii võib küsida, nagu ma olen korduvalt öelnud, ka meie riigi kohta. Mis tehti, et nii juhtus? Et meil meediaandmetel on nii hea elu, et see on kirjeldamatu. Aga tegelikult virinat kostab siit, virinat kostab sealt, virinalt kostab iga väikse põndaku pealt. Asjad ei klapi. Miks? Sellepärast, et tehtud on palju õigeid asju, aga kas ka õiges mõõdus ja õigel ajal, seda mina teile öelda ei oska. Ja nüüd muidugi see küsimus, mida ei tehtud, et nii juhtus ja juhtub lausa vääramatult ka edasi. Jääb üle meelde tuletada vaid Hiina sõjakunsti tõde, et isegi hiirt ei tohi ajada nurka, kus ta välja ei pääse, ta tuleb kallale, kohe nagu Tallinna linnarotid, kes muutuvad lendavateks kiskjateks, kui neid rünnata ja neid pidavat olema palju ja suured plaanid pidavat nendega olema selles mõttes, et maha lüüa või umbes nii. Ja nende näidete põhjal ei ole mõtet rääkidagi
suurtest riikidest ja küsida, mis juhtub, kui meie nüüd nii teeme. Meie oleme ju ainult, et terve rahvas võib kooris küsida, et kes see meie on. Eks igaüks võib muidugi ka ise vastata, et meie, see on, ja vaadata kas või EKI seletavast sõnaraamatust, kui seal on R-tähend, et mis see meie on. Meenuvad saate alguses, kuna nii palju imelikke küsimusi sai juba esitatud, meenuvad ka sellised küsimused, mida on Nõmme raadiole saadetud ja nendegi hulgas üks on huvitavam kui teine. Loomulikult, eks siin võib vaadata ka selliseid küsimusi, mis kuuluvad seeriasse Ma kuskilt kuulsin, et ja miks sa sellest ei räägi, kas see on tõesti tõsi ja nii edasi ja muidugi võib seal olla ka sisse pakitud nõrganärvilistele koguni solvavana tunduda võivaid väiteid ja kehvasti võib neid küsimusi kallutadagi oma vormilises üleehituses. Mõistan selliseid inimesi ja nende hingeelu ja samuti mõistan, mis võis olla sellise küsimuse esitamise katalüsaator. No vaat, kui inimese hing on millegipärast haigevõitu ja siis saates peaaegu õigesse kohta torkad, siis see ongi katalüsaator, mis paneb sellise inimese mütsuma, pupsuma, pumpsuma. Aga küsimused seeriast, miks sa sellest ei räägi, tunnistan teile ausalt. Ma ei ole üheski saates rääkinud ka sipelgate suguelust ja mitte keegi ei küsi, aga mis sul on varjata sipelgate suguelu taha, miks sa sellest ei räägi? No vot, niimoodi on, aga ma olen seda teemat suhteliselt vältinud, sest kuigi olen mõnda asja sellest koguni kuulnud, siis ma kardan, et seda on siiski vähe, et sellest ise rääkima hakata. Üks tegelane mõne kuu eest näiteks tundis huvi, et kas ma ei karda, et karma saab mu kätte. Ausalt öeldes, ega ma ei mõtle selle peale selle olen vaadanud, mis see karma on ja erinevates usundites on ta pisut erinev, aga nii nagu kohus ei ole karistusasutus, nii ei ole seda ka karma. Muide, ma nüüd ei mäleta, kas ma kuulsin või lugesin kuskilt, aga igal juhul oli selline ütlemine, et kaeba kohtusse kõlab eesti keeles kohe nagu mine persse. Esimese hooga võib tunduda, et on ebaviisakalt öeldud, aga teise hooga hakkad sa mõistma, et umbes niimoodi see asi ongi, aga karma peale jah, ma ei mõtle. Olen üritanud siin sel teemal muidugi mõelda ja leidnud, et karma tegelikult see ongi see lõpmatu armastus, mida inimesed taga otsivad. Aga lõpmatu armastus kõiksuses
tähendab ikkagi, et sina oma maakeraga siin kõiksuses oled, no praktiliselt ei olegi, peab ikka väga hoolega uurima, et planeetki üles leida, rääkimata sinust endast. Ja karma ei ole ka see, et naabrimutil on hea karma. Iga kord, kui ta poodi läheb, ma sätin end sappa, sest sel päeval on seal poes munad 10 senti odavamad. Noh, kui nüüd võtta, et sedasi ütleja mõtleb, et naabrimutt elas terve oma eelmise või eelmised elud paastus ja palves. Ei julgenud tema istu, ei julgenud tema astu. Kõike tegi normi kohaselt, siis 10 senti odavamate munade pärast ma usun, et naabrimutt saab aru, et tema eelmise või eelmiste elude pingutused ei olnud teps mitte asjata. Ja sellele tegelasele, kes kord ühes kirjas mulle suuremaid valusid soovis, no täna on niimoodi, et kohe on ebamugav. Sellele ma karmast ei räägi. Lihtsalt üks väike näide. On hulk inimesi, kes siis, kui temaga midagi juhtub, no lööb varba ära, on mingil teisel põhjusel valus, saab osaliseks mingis äparduses, kui nemad nüüd hõiskavad, issand jumal, miks nüüd mina, miks nüüd mulle, võiks kellegi vägev hääl ülevalt küsida, hüva, kellele oma lähikondlastest sa seda sooviksid, ma tõstan ümber. Vaat see peaks natuke mõtlema panema, aga paugu saad sina sellepärast, et see on nüüd kujundlikult öeldud või umbes nii, et vanajumal teab, et sina pead selle paugu vastu, ei hakka sa nutma ja halama, et issand jumal, miks nüüd mulle, miks nüüd mina. No jah, muidugi tänase seisuga võiks öelda, et meediateadlikud ustavad, kui küsida, miks mina, miks mulle, ai, no mis sa jumal teed, miks mina, võiksid nad vastata küsimusele, et kellele sa seda soovid, Putinile. Ja kurat teab, äkki lähebki valu üle, sest need platsebod ja värgid, need on nagu nemad on, aga üldiselt võiks siin tsiteerida klassikuid ja öelda lausa ladina keeli o santa simplicitas, mis tähendab püha lihtsameelsust, mille puudust meil, meie ühiskonnas ei ole. Võib-olla koguni mõni esoteeriline asjapuu ütleb, et Eesti kuulub 5 kõige lihtsameelsema riigi hulka. No see on muidugi ka parafraasiga tehtud, aga kui ise midagi paremat välja ei mõtle, siis miks ei? Aga lohutuseks, mitte lohutuseks, vaid tõdemuseks ütleksin, et inimesed, kes esitavad küsimusi, kes näiteks, kes kirjutavad, et juba sinu näo nägemine ekraanil ajab mu oksele. Mine tea, mille vastu seegi hea on, oled mingit sodi söönud, siis vaatad korra lepapilti ja näed, essuke saadab kergendust. Võib nii olla küll, aga hea küll, ma jätan nüüd need todakavõitu naljad ja neis inimestes on sihelmine rahutus
nagu ütles ka üks peaaegu klassikasse kuuluv tegelane, kelle nime ega nägu ma ei mäleta. Neil on mure. Nad tunnevad, et elu on seisma jäänud, kui mitte tagurpidi tagasi minema hakanud. Ja see paneb nad, võiks öelda, et kas katalüsaatoriga või ilma, aga tõmblema, peale põrutama. No näiteks on inimesi, kes vaatavad ära mõne klipi ja siis kirjutavad. Tont teab millest. Minu pärast kas või hiigel ettekande kopipastega muidugi pühakirjast. Et seal oli nii öeldud ja sina pead sellega arvestama. No hea küll, oleks aidanud viitest. Ma oskan ise ka otsida ja eks ole loetud ka pühakirju. Kunagi sai Aserbaidžaanist vist ostetud ühest ilmselt pühast hoonest venekeelne Koraan. Maksis $10. No tont temaga. Lugesin, puresin seda nii palju, kui sain ikkagi võõras keeles ikkagi kergem kujundlikult mõelda ja lõpuks, siis kui eestikeelsed variandid käes olid, siis kinkisin ta ühele toredale tatarlasele, kes ei teadnud ka sel teemal mitte midagi öelda, aga kes hakkas lugema ja loeb ja lubas anda kellelegi edasi ka. Aga jah, nendes inimestes on rahutust. Ka siis, kui ta kirjutab, et teises maailmasõjas juhtus. Ja miks nad seda kirjutavad? Vaat see on nagu, kas kellelgi on küsimusi, käsi püsti, jah, palun. Ja siis ta räägib, kuidas tema oma vanaemaga ja mida vanaisa arvas ja kuidas Hemingway ütles, et igas maailma sadamas on mõni eestlane või umbes nii. Ja kui jutt on läbi, istub maha ja siis, kui see, kes küsimust ootas, küsib, et aga mis see küsimus oli? Ei tead, ega ma ei tahtnudki midagi küsida, ma tahtsin hinge pealt ära ütelda. Ja sihukesed asjad käivituvad ka sellepärast, et inimene tahab hinge pealt ära ütelda. Nüüd sellelt teemalt või umbes nii, selle teemaga on hea minna laiema vaate peale. See tähendab, et üritada haarata. Enne ma pean tunnistama, et kui me räägime karmast, siis kas ma tohin veel kord küsida, mis juhtub, kui nii teha? Mis juhtub, kui nii mitte teha? Ja juba 3. küsimusena, kas see ei ole karmalik arutelu? Jah, tuleb välja, et vist on. Aga lugesin mina kuskilt kena kildu. Peagi saabuv super El Niño ähvardab põhjustada ülemaailmse toiduhinna šoki. Ma olen kindel, et Andres Raid oskaks seda mõnusamalt analüüsida, aga mina küsin lihtsalt, kas El Niño tõlget teab teist keegi? Võib-olla mõni teadis, tõepoolest, see on laps, lapsukene. Aga mis võiks olla hinnašoki tõlge? Sorpresa con los precios.
kui ma nüüd, jah, mu aktsent on kohutav, ma ei ole Hispaanias käinud, ei tea mis ajast, aga see on hinnaüllatus, mitte šokk. Talle tehti sünnipäeva šokk. No ei kõlba ju sinna kohta karule või teisele loomale. Nii, aga mida näitab meile hinnašokk? Hinnašokk näitab meile tegelikult, kui teemat edasi arendada, ülivõimsat solidaarsuse puudumist ükskõik mis ettekäändel. Minu pärast kas või lollidelt tulebki raha ära võtta, las kurat kärvavad nälga toiduhinna šokiga. Venna arm on kadunud. Ometi räägitakse meil võrdsest kohtlemisest. No see on, nagu ma aru saan, mehed, naised, homod ja nii edasi. Neid tuleb kohelda võrdselt. Paljusid neist ma ei taha üldse kohelda, aga no see ei loe, see on minu isiklik sihelmine sättumus. Räägitakse inimõigustest. Aga inimõigused ka on vat siit maalt, vat siiamaani ja mitte tolligi enam. Sest kui ikka püha Brüssel ütleb, et vat nüüd on niimoodi, et Venemaale sanktsioonid peale ja erandid sulle ka. Või umbes nii. Meile räägitakse riigist, rahva ühtsusest ja siis öeldakse, ei, persse läks, hinnašokk tuleb, ei ole mingit rahva ühtsust, tõmmake uttu kõik. Ja vaat siit me jõuame ka riikide omaduste juurde. Laias laastus, ma tean, on terve hulk inimesi, kes ütleb, et riik on valitseva klassi repressiivorganite kogum oma võimu kindlustamiseks. Jah on. Ta on selleks arenenud. Aga kui loodi riik, kui loeti ette manifest kõikide rahvuste, kuidas selle öeldud oli, ühtsusest, et Eestis hakkab olema hea elada. Mul on kogu aeg sihuke tunne, et see paarkümmend inimest, kes seda, no üks luges ette ja ülejäänud seisid selja taga. Et see oligi niimoodi, et mingisugune väiksem seltskond tegi nešat asja ära ja siis hakkasid tõusma maksud. Et kui sa ise ju olid selle poolt, nüüd hakka maksma. Jah, ideaalis peaks olema ju, või no vähemalt ma usun, et suurele rahvahulgale jäi mulje, et riik on rahva tahte väljendus, rahva tööriist parema elu saavutamiseks, aga paremat elu vaat teatud piirini. Edasi on riigil vaja raha, sest riigil on vaja ajada neid asju, mis on 75 aastaks salastatud. Mille vastu nende asjade ajamine on, seda ei tea, aga vaadates riigi senist tegevust, ega ettemaks ei lähe, seda enam, et ka riigi koosseis on selline ebamäärane. Keegi hääletab millegi poolt, keegi ei hääleta, opositsioonid, koalitsioonid kauplevad, võiks öelda maailmavaatega, sest ega keegi ju maailma õieti ei näe ja jauramine käib, aga nüüd ma küsiksin, mis juhtub, kui riik saab rikkaks.
keeruline küsimus, eks ole. Mis ei juhtu, kui riik saab rikkaks? Ikka karmat. Mis ei juhtu? Jah, milleks edasi minna? Mis ei juhtu, kui riik ei saa rikkaks ja hea küll, tont temaga. Mis ei juhtu, kui riik saab rikkaks? No las need küsimused olla nagu on. 2 viimast küsimust ajavad asja liiga keeruliseks ja teravaks. Jätame mängu esimesed 2 ja vaatame paari näidet maailmast. Mis juhtub, kui riik saab rikkaks? Vaatame korraks Nigeeria poole. Mõnekümne aasta eest oli Nigeerias vaeseid, väidetavalt nemad pidid $1 päevas hakkama saama 30% umbes. Võimalik, et seda oli kuskilt, seal on mul see 30, number 6 on meelde jäänud, aga ma ei tea. 30% oli vaeseid mõnekümne aasta eest. Tänase seisuga on Nigeerias vaeseid, vaata, et 70% lisaga. Umbes sama seis on Venezuelas. Umbes samad protsendid isegi ja vaeste arv kasvab, kuigi jääb mulje, et riigid kui niskesed rikastuvad. Miks nii on juhtunud? Ja õige vastus on, mõlemas riigis leiti naftat ja hakati sellega tegelema. See tähendab, et valitsus ehk riik kui niskene teenis nafta pealt rohkem kui rahvalt saadavatelt maksudelt. Sellega rahvas devalveerus riigi suhtes ja riigi silmis ja edasi oli juba niimoodi nagu meie, ma ei julge siin otseselt väita, aga igasugused Estonian Airid ja kõik see jada, mis sealt tulnud on, kus raha on läinud nagu musta auku kuidagi ja tehtud on, ei tea mis asju. Rail Baltic on samamoodi, miljonid lähevad, rääkimata sellest, et laenatakse. Oli see vist 43 miljardit, et see investeerida sel kombel, et rahvas 45 aastat seda investeeringut kinni maksab. Ütlesin vist juba, et Eesti on ikka kõige lihtsameelsem, 5 kõige lihtsameelsema riigi hulgas maailmas. Juhtus taas see, et ega siis riik ei pea äri ajama. Sellega on niimoodi, et riik teeb eraettevõte saab riigil palju raha ja selle raha eest hakkab eraettevõte Venezuelas ja Nigeerias muidugi müüma naftat sinna, tänna ja vaikselt ka ja nii edasi. Eliidi korporatsioonid sõlmivad tehinguid, kasumit rahvaga ei jagata, mis see rahvas siit nüüd. Eraettevõtted on ju, pange nüüd tähele, see on meedialikult esitatud. Eraettevõtted on ju rahva paremad ja tublimad pojad ja tütred ja võib-olla need ülejäänud ka. Samas, riik on rikas. Venezuelas, Nigeerias selgus eilses saates, et meil ka pilvelõhkujad kerkivad.
eliidi lapsed õpivad välismaal, hakkavad 25-selt viiuldajateks ja nii edasi. Aga eks Eesti ei ole ju ka rikas. Laenuraha on kellegi kontrolli all ju. Kes ütles, et raha on meil sitaks? Vat, ongi niimoodi. Mingi rahvale teadmata äri käib 75 aastat, et te kõik, kes te sellest täna kuulsite, surnud olete selle aja peale. Meedia on mõnusalt meelelahutuslik, igasugused pulmad ja lahutused ja vahel arvaga matused ja kellegi koer jooksis ära, kellegi kass on leitud. See oleks siis peamine temaatika. Kusjuures, kui vaadata, mis toimub, no nii-öelda kulisside taga, siis me näeme, kuidas jeekimeid paigutatakse ümber, kuidas kunagi mõistliku raadiohääle toon on muutunud kangesti pugejalikuks ja ta tahab näidata, et tema on ka ustavate poolel ja õige asja eest väljas viimase tilgani ja enamgi veel. Rahvas on täna siin viimati nimetatud 3 riigis võlgade maksmiseks, aga see loll ei jõua ju maksta ja rahvast on liiga vähe ka, vaja tuua teist rahvast sisse ja siis on vaja hakata seda teist rahvast üleval pidama, nii nagu ühes Londonis saadetud klipis kenasti ööga harmoneeriva, võiks öelda koleda näoga, võib-olla nende jaoks ilusa näoga mees ütleb, et andke mulle mu raha, mu maja ja inglasest naine, see on minu unistus. Kogu moos, andke talle see ja teine ja kolmas ja siis tema tuleb ja paneb teie auto põlema või umbes nii. Siin selle asja kokkuvõtteks piisaks tegelikult vaid kuskilt loetud pealkirjast Bardakk riigi rahakotis. See oli riigikontrolör Janar Holm, kes ütles, et tema ei saa aru, kellele ja milleks raha jagatakse. Üha rohkem salatsetakse sel teemal. No jah, pole midagi parata. Nii see enam-vähem on. Mul on siin paberid ka. Jah, Bardakist, palun. Üks number, see on nüüd tsitaat, üks number jõudis sealt kohe rahvafolkloori. Huvitav, millise folkloori peale folk ja rahvas ja rahva folkloori, kui ära eestindada. Seda arutati nii finantsringkondades kui ka Redditis. No Reddit on jälle mingisugune kena keskkond, kus ma ei osale veel. 3,2 miljardi euro jagu on makstud toetusi, mille kohta ei teadnud midagi, ei nende üle otsustajad, rahvas ega Riigikontroll ise. Võiks öelda, et 3,2 miljardit issand kutsus ära või toeks. Muide, 3,2 miljardit, miljard on 1000 miljonit, teate, see teeb 2500 eurot igalt Eesti inimeselt. Võisin eksida komakohtadega, see ei ole minu tugevaim külg. Lihtsalt kohe, jah, on nii. Nüüd peaks katsuma
sinna minna, kus saab eelmisi saateid jätkata. Juttu oli jagamisest, valitsemisest, sektantlusest laias mõistes ja tuimusest. Kokku sai viimane saade, eelmine saade, viimane ta vist ei olnud, kui see ka nüüd õnnestub eetrisse paisata. Kokku sai see asi võetud lausega: võim tunneb inimesi paremini, kui inimesed end ise tunnevad. Ühest küljest võib väita, see ei ole nii, see ei saa nii olla. Kui ikka öeldakse, et Eesti tahab nii või Eesti tahab naa, siis ma kardan, et see ei ole nii, enam ei kehti, vaid kuidas siis nii? Eesti tahab, mina ei taha, ei, mina tahan ka. Öelge keegi, mida ma tahan, kuhu ma tahan, kuidas ma tahan. Õudusega võib muidugi tõdeda, et seda teemat on käsitlenud ka kapral Aadu oma suurteoses, millest ma võtsin ja trükkisin välja mõned leheküljed, kärbetega muidugi, ja need on olulised kohad, sest kui ma olen rääkinud siin meediausklikest, sektantidest, tuimusest ja kõigest muust taolisest, siis te oskate ju seostada neid asju. Kui juhtub, see on muidugi ka võetud ürgsest klassikast, kus mingid valitsejad olid kuskil ammu enne meie aja arvamist ja üks valitseja oli teisel külas ja küsis, et kuule, sul on tohutu suur riik. Kuidas sul õnnestub seda kenasti vaos hoida? Ja teine ütles, et lähme. Sõitsid viljapõllu äärde, viili kasvas, väike väekontingent oli kaasas ja siis see, kellelt küsiti, andis väele korralduse. Kõik viljapead, mis on teistest kõrgemad, maha! Ja sellega oli ka vastatud, kuidas tal õnnestub oma riiki vaos hoida. Muidugi vaos hoidmise vahendid on ka hirm, loomulikult nälg, sest kui inimene on hirmul ja näljas, siis ta mõtleb, et äkki ma ei saa niigi palju süüa, kui ma praegu saan ja kõht on ikka kuradi tühi ja tal ei ole mässamiseks või oma mõtete avaldamiseks mingit isu. Äärmisel juhul võib ta vorpida pühakirja tsitaate või oma parteijuhi mingisuguseid ilusaid ütlemisi või midagi taolist. Aga jah, kui ilmneb, et üks viljapea on kõrgem kui teised ja seda on märgatud minu pärast Facebookis või siin mainitud Redditis või kui eestlane või muul viisil, sest kui niisugust märgata, siis kuule, see ei ole. Jah. Ja nüüd ma jätkan kapral Aadu sõnadega. Mis siis juhtub sellega, kes on silma paistnud? Ei ole vahendit, mida sellised ajakirjanduslikud sarimõrvarid oma eesmärkide saavutamiseks ära põlgaksid. Ta tuustib ohvri kõige salajasemates perekonna asjades ja ei tõmba enne hinge,
kui tema ajakirjandusliku seapori vaist ei leia mõnda õnnetut juhtumit, millega oma sihtmärgile lõpp peale teha. Siit kohe algab uuelt realt, aga vahepeal ma esitaksin küsimuse, kes juhtis selle ajakirjandusliku sarimõrvari tähelepanu konkreetsele isikule ja andis sihteesmärgi talle lõpp peale teha. Kes tagab, et peatoimetaja seda ajakirjanduslikku sarimõrvarit ei vallanda ja nii edasi. Sellega me näeme, et ajakirjandus ei ole võim, ta on vahend, mida kasutatakse võimuna. Kui aga pärast kõige põhjalikumat puistamist ei leita ohvri avalikus ega eraelus midagi häbistavat, hakatakse lihtsalt levitama laimu, sest ka pärast 1000-kordset laimu ümberlükkamist jääb ohvrile ikkagi märk külge. Ja kui seda laimu veel 100 kordi võimendavad kaabaka kaasosalised, siis ei ole õnnetul enam pääsu. Siin on see loll asi, et kui süüdistatav tahab vastata, siis peab ta ise tahtmatult võimendama süüdistust ehk seletama ära, millele ta vastas. Kõige selle juures peab arvestama veel, et ega need lurjused ei tee kunagi midagi nii, et nende tegevuse põhjal oleks ülejäänud inimkonnale tuvastatav või arusaadav, mis see on. Hoia Jumal, rünnates oma kalleid kaasmaalaseid, kõige alatumal kombel varjab sihuke tõbras end silmakirjalike hõisete taha ajakirjaniku kohusetundest ja muust taolisest, millele tal siis kellegi litsents on, nagu ma aru saan, ja eks võib-olla hooaja lõppedes ka preemiakene terendab. Ajakirjanduse au päästmiseks korraldatavatel kongressidel ja konverentsidel võib niisuguseid katku-kandjaid üksteisele oma ustavust kinnitamas kohata suuremal hulgal korraga. See kamp toodab üheskoos 2/3 kogu avaliku arvamuse vahust, millest peab Afroditena sündima parlament. Ehk siis sellest peavad välja kasvama tõsiustavad, kes võivad pääseda saali, kus on tagatud, et nendest kuttidest ei julge küll ükski iitsatada. Tuletan meelde, et see on 100 aasta tagune Saksamaa, mitte Eesti. Eestis ei ole nii, Eestis on. Et korralikult kirjeldada kogu selle silmakirjaliku toimimisviisi alatust ja valelikkust, peaks kirjutama pakse raamatuid. Aga kui me isegi sellest mööda vaatame ja uurime lähemalt vaid tema toodet ning selle tegevust, peaks ka kõige tuimemale taibule kohale jõudma meie parlamendi tegelik hullumeelsus. Nagu me teame, parlament sai Saksamaal laiali vist saadetud ja võimu võttis kapralaadu isiklikult. Seega
me peaksime võib-olla paljastama pea selle parlamendi mälestuseks. Välja jätte oluline lause. Poliitika on oma loojate nägu. Otsus langetatakse alati võhikute ja rasketaibuliste enamushäältega. Ja kuna hääletuskoosseisud jäävad samaks, juhtub nii kõikides avaliku elu valdkondades, kuigi võiks eeldada, et alati pöördutakse vastava ala nõunike poole. Pole ju mõeldav, et samad inimesed, kes hääletavad riigisisese bussiliikluse üle, on võimelised hääletama ka olulisi välispoliitilisi küsimusi. Sel juhul peaks meil olema tegemist kõike haaravate vaimuhiiglastega, kes teatavasti sünnivad vaid kord sajandite jooksul. Aga vaimuhiiglastega meil siin tegemist ei ole. Pigem küündimatute ennast täis käparditega, mõistusega maailma halvima osaga. Sellega on seletatav ka sageli ette tulev enneolematu kerglus, millega need härrakesed käsitlevad või otsustavad asjade üle, mis isegi suurvaimudelt nõuaksid pikemat ja põhjalikumat süvenemist. Kogu riigile ja rahvale kõige olulisemaid asju otsustatakse, nagu mängitaks linnade põletamist, kaardimäng vanasti oli, või paaris turakat. See on muidugi natukene russitsistliku nimega, aga samuti kaardimäng, mis oleks neile palju kohasem mängida, kui vaid mängulaual ei oleks rassi saatus. Ent kindlasti oleks ebaõiglane eeldada, et erandlikult kõik parlamendiliikmed on nii vastutustundetud, seda kindlasti mitte. Kuid kuna kuulumine sellisesse seltskonda sunnib ka korralikke inimesi esitama oma seisukohti teemadel, mida nad ei valda, siis segab paratamatult nende iseloom. Mitte kellelgi ei ole julgust öelda: härrased, ma arvan, et mitte keegi meist ei valda seda teemat. Mina isiklikult kohe kindlasti mitte. Muide, sellest ei muutuks midagi. Ilmselt ei saadaks niisugusest siiruse puhangust aru ja vaevalt, et lubataks ühel ausal oina peal rikkuda ilusat mängu. Kes vähegi tunneb inimesi, peaks mõistma, et niisuguses hiilgavas seltskonnas ei soovi mitte keegi kuuluda rumalamate hulka ja et teatud ringkondades võrdub ausus just rumalusega. Nii kalduvad ka alguses ausad olnud rahvaesindajad üldise pettuse ja valetamise rajale. Nad sisendavad endile, et nad ei ole selles seltskonnas kaugeltki mitte kõige hullemad ja et oma juuresolekuga suudavad nad võib-olla kõige hullemaid asju ära hoida. Vastuväiteid võib tagasi lükata ka väites, et kuigi ühelgi rahvasaadikul ei ole ühest või teisest küsimusest aimugi, siis on tema arvamust kindlasti arutatud parteirühmituses, mis antud härrasmehe seisukohti vormib ja küllap seal parteirühmituses on juba
vastava asja asjatundjaid, kes teemat piisavalt hästi valdavad. Esialgu tundub see olevat veenev, kuid siis tekib küsimus, et milleks valida esindusse 500 inimest, just nii palju neid toona seal selles parlamendis, mida Adolf nägi, oli, kui ainult mõnel on oidu kõige olulisemate küsimuste tarvis. Eks sama küsimus ole ju meilgi üles tõusnud, siin-seal aeg-ajalt. Samas veel kord, kordan sedasama sõna, kui me oleme jõudnud oma riigitäiega, oma eliitidee, sest neid on ka mitmesuguseid, ja kõige muu taolisega rahvaga, näiteks ustavatega, vastalistega nii kaugele, et me ei saa kedagi usaldada. Täna räägib ühte, homme räägib teist ja ütleb, et oi, te saite minust valesti aru. See on see 47. aasta film Gaslighting. Vaadake palun seda. See on küll perekonna näitel, aga teate, mul on tunne, et on olemas ka riiklik ja küllap ka veel suurem gaslighting, mis rahva üldse kahtlema paneb, et kas ta ongi rahvas või kui on rahvas, siis mis rahvas ta on ja miks ta ei ole õiget värvi rahvas, sest kui tulevad need õiged ja ma ei taha siin jätkata, see läheb üle igasuguste piiride. Jah, miks valida 500 inimest, kui ainult mõnel on oidu kõige olulisemate, mitte kõigi küsimuste tarvis. Ja ütleb Kapra Laadu, siia ongi koer maetud. Tänase demokraatliku parlamentarismi eesmärk ei ole luua mingisugune tarkade kogu, vaid koondada kokku hulk nõuandjatest sõltuvaid nullikesi. Ühesõnaga puhtaid lehti, ütle mis tahad, tema usub ja ütleb selle kõva häälega maha, sest see on tema kohus ja tema, kui ta juba seda maha öelda võib, siis see on tema mõte ja tema ongi tark. Koguda kokku neid sõltuvaid nullikesi, kelle juhtimine on seda kergem, mida piiratumate teadmistega on igaüks neist. Ainult nii saabki tänases jõhkras ühiskonnas ajada parteipoliitikat, kusjuures parteide piirjooned arvestades ülejooksikuid. Nendel on muidugi isiklik huvi, oma karjääri huvi. Need on karjääri isamaalised või ma ei tea mida. Ja ainult nii saab ka tegelik niiditõmbaja püsida varjus, ilma et ta millegi eest vastutaks. Ükskõik kui kahjulik on riigile ja rahvale vastu võetud otsus, ühtegi silmaga nähtavat kadjakat vastutusele võtta ei saa. Vastutab ikka kogu umbisikuline partei esindus või parlament. See võeti vastu eelmise parlamendi ajal, mina ei tea sellest midagi ja umbes sellist olete kuulnud küll. Selle samaga kaobki kogu tegelik vastutus, sest vastutada saab vaid nime ja näoga inimene,
mitte umbmäärane parlamendi jutuklubi. Niisugust ebamäärast asutust saavad armastada vaid äärmiselt silmakirjalikud ja oma tegude päevavalgele tulekut kartvad isikud. Kõik, kes on ausad, sirgeseljalised ning vastutustundlikud, vihkavad seda kogu südamest. Aga egas vesi uurista kivi jõuga, ta ikka tilgub ja tilgub ja tilgub ja tilgub ja korraga see Kargo kultus. Mina tahan olla ka nagu nemad. I don't speak Estonian, I am American. Või mingisugune põlvepikku poisikene sulle või oma vanematelegi öelda, et rääkige nüüd minuga õiges keeles ja ostke mulle neid ja neid asju. Muide, päris hull on haridusküsimus seal kandis. Vaatasin klippe mitmes keeles ja jääb mulje, et teadmised ja oskused on maha tõmmatud, kuigi Ameerikamaa haridussüsteemi läheb järjest rohkem raha. No see Cambridge'i vahele jäämine iseenesest vandenõuteoreetikuna võiksin öelda, et niimoodi nad sisse imbuvadki, niimoodi nad mula ajama hakkavadki ja sina muudkui usu, et tema ongi professor, et tema ongi nii kõrgelt haritud, et enam kõrgemalt ei saagi, et kui tema ütleb, et kitsel on 6 jalga, siis peaksid sa mõtlema oma tulevase doktoritöö peale, mis avab maailmale nende 2 sulle seni teadmata olnud jala eriomadusi ja muidugi selle professori juhendamisel, sest tema juhendab su ka õigesse kohta. Eesti keeles muidugi kõlab see ka, juhendab õigesse kohta. Samas, ausa inimese silmaga vaadates, nii ongi. Viimane 50 aastat. Ma võin sellest südamerahuga rääkida, sellepärast, et ma ikka midagi sellest mäletan ka. Teadus on justkui arenenud ja tekkinud on lõhe avalike teadmiste ja nende teadmiste vahel, mis kuuluvad rohkem kellelegi. Miks ma seda ütlen? Sellepärast, et ma vaatasin, kuidas ühes riigis konstrueeritakse mikrokiipe, joonistatakse lahti, kuidas teises riigis neid toodetakse. Ja mul on sügav veendumus, et see mikrokiibi jooniste tegemine võib, ma ei tea, kellele see jõukohane on, aga see on kaunikesti puuga pähe värk. Seda ei ole võimalik mõista, aga ometigi nad teevad. Meil on bioloogia, meil on neurobioloogia, rakenduspsühholoogia ja igaüks neist omal kombel tunneb mõnu oma teadmistest inimeste kohta. No olgu siis füüsilises või psühholoogilises vormis. Süsteem
on suutnud tavainimese kohta, võiks öelda tavaindiviidi kohta rohkem teada saada, kui see indiviid oma madala haridusega ise võib teada. Lisaks, kui öelda Stanislavskilikult, et võt, siin on teine plaan või siin on pealisülesanne siiski midagi muud. Lisaks toodab see kõik, kui ma ütlesin tavaindiviid või tavainimene, toodab see kõik just tavalisust. Neid, kes ei saa suuremat midagi aru, kes ei mõista. Mis juhtub, kui me kõik linnastume? Kui hea on meile teha kõigile korraga ja kui hea on, ma ei teagi, kui linnas ei ole erilisi karjamaid ega viljapõlde, omavahelise kaubitsemisega, olgu siis mikrokiipide või kinnisvara või ükskõik millega, no sellest ei saa nii palju kasumit tulla, et kõik söönuks saaksid, juhul kui mõni maamats tuleb ja pakub, et kuulge, ostke tomatit ja kurki, aga seda tohibki enam osta, sest see on ju toodud maalt. See ei ole ju desinfitseeritud. Enamikult jaolt, jah, seda võib nimetada süsteemiks, aga ma kardan, et terviksüsteemi tänu konkurentsile ja ebastabiilsusena me siit naljalt kokku ei pane. Aga fakt on see, et see Kamarra Jurra, osta omale korter sinna kõige kõrgemale korrusele, see on kõige kallim, sealt on sihukene vaade sinna kohta. Just nagu see, kes ostab korteri, läheb ja istub ja hakkabki vaatama seda vaadet sinna kohta ja vaatab päeva, vaatab teise, vaatab tüki kolmandatki ja kui ta surnud ei ole, siis ta jääbki vaatama. Juhul muidugi, kui ei tule pumm, näed, vaenlane pommitas terve selle torni maha. Nüüd algab loov ülesehitustöö ja me oleme kõik selleks valmis. Ma ei saa kindlalt öelda, aga mulle tundub, et siin on kuhugi peidetud ka see, millest meie põhiseaduses pole sõnagi juttu ja mis ometigi meie riigis kehtib. Meil on ju öeldud, et Eesti on demokraatlik vabariik ja kusagil pole öeldud, et Eesti on esindusdemokraatlik vabariik ja esindajad, see väike kähmakas, kaklevad võimu pärast ise, et selekteerida enda hulgast välja kõige paremad esindajad ja ülejäänud. Aga olge tänatud kõik, kes te toetate Nõmme raadiot. Püüame ellu jääda, püüame hakkama saada, sest igasugused kulud, me ei ole juba nii palju aastaid seda summat tõstnud, me tõstame nüüd seda summat ja nii edasi ja see kõik tõuseb ja majandus areneb. Kellele, milleks? Aga
aga olge tänatud, toetajad, toetage ikka. Siis me jääme püsima, siis võib tulla ka kunagi, nagu Andres Raid ütles, meie aeg, kuigi meid siis enam ei ole. Püha sõda läheb edasi.